Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Tere hommikust, Digitund alustab, kell on umbes 7 minutit 11 läbi, meil on käes 5. november, mina olen saatejuht Hans Lõugas ja kaassaatejuht on Henrik Roonemaa. Ja millest me täna räägime? Me räägime sellest, et riigil on nüüd selge plaan paigas, kuidas jagada 20 miljonit eurot, et viia ülikiire internetiühendus sinna meie ääremaadele, kuhu see muidu ei ulata. Vaatame seda plaani lähemalt. Me räägime Apple'ist, see võib-olla ei ülata kedagi, et Digitunnis ikka Apple'ist räägitakse, aga see eelmise nädala Apple'i suur üritus, kus nad teatava hulga tooteid välja tõi, oli väga huvitav selle poolest, et mitte isegi konkreetselt nende toodete poolest, mis niivõrd nagu välja tulid, vaid pigem selle poolest, mida see näitab selle kohta, milliseks Apple oma tulevikku ja tegelikult selle läbi meie kõigi tulevikku peab. Ja räägime veel sellest, et Samsung teeb telefoniturul hoopis vähikäiku, et võetakse neil turuosa ära ja mis siis Samsungiga on juhtunud ja kes neid ründab. Räägime sellest. Harva juhtub Digitunnis, et me räägime arvutimängudest, aga täna on põhjust ühest väga veidrast juhtumist arvutimängu maailmas rääkida. Ja kui mahub veel ajaliselt, siis 11 veel. Digitund. No nii, viimane miil on siis internetiühenduse see ots, mis meie päriselt koju jõuab ja ikka lahedad mängud ja videod ja asjad kohale toob. Viimase miiliga meil linnades hästi, palju firmasid pakuvad meile teenuseid. Seal, kus inimesi elab hajusamalt, nagu Eestil on väljaspool suuremad linnu, siis ei ole nii head need ühendused. Juba mitu aastat on Eestis käinud jutt selle üle, et kuidas riik võiks aidata siis seal, kus on turutõrge, et erafirmad ei taha sinna viia, kiired ühendust, kuidas aidata neid inimesi, et kiire internet sinna viia. Nüüd selle eelmise nädalaga sai nüüd selgeks, et riik annab 20 miljonit eurot riigi firmale Elektrilevi, kes siis läbi elektriliinide veab fiiberoptilise kaabli 40 000 koduni. See on suur number ju. Kus siis inimesed maksavad ka ise väikse summa ja saavad selle ühenduse. Aga kahjuks on seal mitu probleemi. Väga tore on see, aga ikka alati et probleemid kipuvad seda toredust rikkuma. Et esiteks neid inimesi majapidamisi, kes elavad seal, kuhu erafirmad ei too internetti, on umbes 80 000, 2 korda rohkem. Et ainult poolteni see toetus jõuab. Ja üldsegi väga ebaühtlaselt see jaotub. Et siin mõnedes maakondades jõuab seda palju vähem kui näiteks Tallinna ümbrusesse Harjumaale, kus tuleb 15 000 majapidamist saavad selle riigi toetusega internetti. Aga väljaspool siin on maakonnad, kus saab alla 1000 majapidamise, alla 500 Läänemaal, alla 50. Väga väike hulk. Ehk siis see mõte, et me riigi anname me maksumaksjat raha või Euroopa raha anname selleks, et aidata järgi ääremaad, siis see kuidagi nagu ei toimi, sest et kõige rohkem aidatakse järgi Tallinna ümbrust Harjumaad, kes siis saaksid, kus inimesed saaksid ülikiire interneti. Kogu selle teema saaga on olnud hästi pikk ja hästi kirev. Sina oled meil põhiliselt, eks ole, Geeniuses ju selle raporteerimisega tegelenud, et ilmselt sa tunned seda teemat sama hästi kui oma enese taskut ja oma 10 sõrme nendest taskutes, aga mäletame, et seal on kogu aeg olnud sellised vaidlused ja tülid ja ebaselgused, et mis raha eest ja kui palju me siis teeme ja kui palju peaksid need, ma ei tea, vallad, omavalitsused, inimesed ise maksma ja kui palju riik maksab ja kas riik peaks vedama igasse viimasesse kui metsatallu fiibri. Ja palju see maksma läheks ja see kõik on olnud nii keeruline ja me mäletame seda ühte algatust, mida tulete meelde, kes seda tegi. Kas oli Pärnumaal, kus need omavalitsused koondusid? Siis pealinnast anti siuke signaal, et kuulge, tehke nii, et kohalik omavalitsus paneb õla alla, vabatahtlikult inimesed tõstavad kätt ja ütlevad, et nad on nõus ise natuke maksma ja tehke nagu näidake, et seal kohalik algatus on. Siis Pärnumaal oli jõle edukas, seal oli tuhanded inimesi, lõpuks oli vist 7-8 000 majapidamist, mida puudutaks võib-olla 15 000 inimest, kes majades elavad, andsid märku, et me oleme nõus ise maksma natukene, et kohalik omavalitsus võtab laenu, et siis riik annab toetust, et teeme siukse ägeda projekti. Siis tõmmati kriips peale sellele. Siis otsustati, et ei, ikka see kohalik algatus ei sobi. Urve Paalo oli ettevõtluse infotehnoloogia minister, kes andis välja suure pressiteate. Aus konkurents koostöös eraettevõtetega tagab meile edu. Eraettevõtted toome mängu, teeme konkurssi, jagame raha. Mis nüüd juhtus, eraettevõtete asemel tuli aktsiaselts Elektrilevi, kes on riigi firma, kes selle raha saab. Ja teeb ka niimoodi, et
nagu Elektrilevi oma siis äriplaanide kohaselt nendele parem tundub. Aga see kuidagi ei klapi sellega, mis need inimesed seal maal siis on oma märku andnud, et me tahaksime saada seda fiibrit. Sinna nendeni see ei jõua. Mis see probleem nüüd siis praegu on, et tahtjaid, kas on see vana klassikaline probleem, et tahtjaid on rohkem kui pakkuda saab? Ütleme, tahtjaid on tundub nii, et inimesi, kes tahaksid seda ülikiiret ühendust on päris palju. Ja riik on otsustanud tagada ühe suure portsuna ühele pakkujale, kes veaks selle kaabli kohale. Ja tuleb välja, et keegi teine ei leidnud seda mõistlikuna olevat. Et see suur loosung, mis Urve Palo ütles, et aus konkurents koos eraettevõtetega, ehitame selle, katame maa fiibriga. Et selle asemel siis nüüd ainult Elektrilevi riigifirma nägi, et nendel on mõistlik see 20 miljonit riigilt küsida, ehitada oma uut ärisuund hoopis välja. Mille nagu pole üldse suurt laia debatti olnud, et kas me tahame, et elektrivõrgu jaotusfirma oleks meie maksumaksja raha eest arendaks uut ärisuunda siis kiire internetiühenduse võrkude loomist või ei. Aga fakt on see, et nüüd nad järgmised 5 aastat seda ehitavad. Ja kuigi see nagu palju puudusi selles, et palju inimesi ei saa seda või saab teisel kui mingitel muudel tingimustel, siis ilmselt panevad poliitikud enne valimisi selle ikkagi linnukesena kirja, et tegime ära 40 000 inimest ikkagi ju peaksid saama nüüd järgnevate aastate jooksul selle kaabli ja öeldakse, et tehtud võit, töövõit me tegime. Kõik on hästi. Aga ma vaatan seda ka Eesti kaarti, mis meil selle artikli juures on ja see kaart on ju tõesti ikkagi ääretult veider. Et me keskendume praegu sellele Läänemaale, kus tõesti see number, et palju neid ühendusi siis sinna tuleb on 48. Ja nagu siin ka öeldakse, et see on selle ehitaja, ehk siis Elektrilevi enda otsustada, et mis ulatuses ta neid kaableid veab. Ja see Läänemaa 48 hakkab niivõrd karjuvalt silma, et mina pean nagu küsima, et mis siis valesti läks? See peab olema mingisugune suurem jama, et ma ei tea, kas see on mingi inimeste vaheline tüli või on see mingi protsessi jama või see peab olema mingi probleem, sest Läänemaa 48, seal samas kõrval Hiiumaa 449, 10 korda rohkem. Lääne-Virumaa üle 2000, isegi vaatame sinna Kagu-Eestisse, mis on ka nii-öelda Tallinnast kaugel asuvad, mitte ülemäära tihedasti asustatud kohad. Põlvamaa tundub olevat üle 900, Võrumaa üle 1500, Valgamaa üle ligi 1500. Mis juhtus seal Läänemaal? Põhjus on ilmselt selles, et Elektrilevi, kes selle toetusraha sai, nendel ei ole Läänemaale oma võrke. Need, kust kaablid vedama hakkavad, seal on hoopis teine Imatra siis võrgufirma. Mida Elektrilevi nüüd ka ütles reedel, jah, et see number puudutab nii-öelda turutõrke piirkonnas olevad inimesi, et küll me veame sinna teistele ka koostöös selle Imatraga, et küll me saame, aga seni ei ole saanud. Samast Läänemaalt oli vist mitu tuhat inimest, kes ütlesid, et me tahaksime saada kiiret internetti, et meil ei pakuta praegu, et tooge see toetusega meile. Või aga neil ei ole siis seda nii-öelda Eesti Energia võrku. Vaata, kus on see liblika tiivalöök, et ma ei ole elektri või energiamajanduse spetsialist, et ma ei tea, mis alustel ja kuidas see on ajalooliselt niimoodi läinud, et Läänemaal neid võrke siis Eesti Energial või mis iganes see firma praegu, mis ta nimi on, et on vähem olnud, aga kunagi kuskil on tehtud mingid otsused, mis on selleni viinud ja nüüd on selle tulemus interneti number on seal 10 või 10 kordades väiksem kui mujal maakondades. Väga veidraks kisub see pilt kokkuvõttes. Aga ma nii pessimistlik, see Läänemaa pessimistlik noot kõlab siit välja, aga kui ma üle Eesti ikkagi seda tabelit vaatan, siis see ei tundu mulle üldse eriti hull. Pigem tõesti ma vaatan seda ja ütlen, et see on tegelikult ikkagi ju väga hea, et tuhanded majapidamised üle Eesti saavad selle ühenduse endale. Jah, aga eks ta on ikkagi Harjumaa poole väga palju kaldu, et nagu Harjumaal on 15 000 ja Pärnumaa, mis on väga suur ka, on 3000 on ju. Ja me ei räägigi sealt lõuna poolt, kus on 1000 ringis neid maakondade kaupa. Tartumaa on ka ligi 4000 ja mulle tundub, et see täitsa okei nagu algus, et me võime ilmselt inimesed, kes ei ela Tallinnas ja Harjumaal tõesti küsivad, et miks nemad seal Põhja-Eestis või Harjumaal saavad üle 15 000 ja meie siin saame 1000 või mõni 1000, aga see Läänemaa 48 alati saab näidata, et neil on selle elu hullemini. Aga loodetavasti see on algus, ma loodan, et see asi läheb paremaks. Oodame, hoiame silma peal, kuidas siis see kiire internet levib Eestis. Digitund. Digitund läheb edasi. Eelmisel nädalal oli Apple'i sügisene tooteesitlus, kus näidati kauaoodatud uut sülearvutit MacBook Air. MacBook Air on Apple'i kõige populaarsem sülearvuti. Ilmselt sellepärast, et ta on olnud kõige odavam nende mudelirivis
ja seejuures ikkagi piisavalt hea ja kvaliteetne. Aga nüüd on ta saanud ikkagi uue hingamise, pööratud uus lehekülg ja Air on muutunud selliseks, et ta on märkimisväärselt parem. Jah, ma vaatasin ka seda Apple'i üritust ja nagu ma saate alguses ütlesin, et need järeldused, mis selle pealt saaks teha, on oluliselt laiemad või oluliselt tähtsamad, ma arvan, kui need tooted ise. Et ma ütlen kohe alguses ära, et minu arvates kogu selle ürituse mõte või see, mida see üritus demonstreeris, mida Apple tahtis öelda, on see, et kui te tõesti olete sellised tagurlikud, vastikud, lollid tarbijad, kes tahavad seda eelmise sajandi leiutist nimega sülearvuti osta, siis olgu, me müüme teile hästi suure raha eest selle pagana sülearvuti, kui te olete nii jonnakad ja tahate neid edasi kasutada. Aga tegelikult, näete, meie arvates peaks iga normaalne inimene kasutama iPadi. Selleni me jõuame, aga vaatame siis seda MacBooki. Mida need jonnakad inimesed ostavad. Mida need jonnakad inimesed tahavad osta. Ja MacBook Air tõesti on ju, kui ma nüüd peast ütlen, ongi alla 1000 euro MacBook on ju see vana MacBook Air, aga see tuli välja juba kas aastal, ma ei mäletagi. Steve Jobs igatahes tõi ta välja. 10 aastat tagasi umbes tuli see MacBook Air välja, ta on püsinud sisuliselt muutumatuna, seal vist protsessorid on uuendatud aga need kõige tähtsamad asjad, korpus, klaviatuur ja mis kõige tähtsam ekraan on kogu selle aja enam-vähem sarnasena nagu püsinud. Ja eriti see ekraan oli ikkagi ajale väga jalgu jäänud, et ta oli juba tol ajal üsna kehva, kui ta välja tuli. Et resolutsioon, isegi 1440x900 mitte kõige hullem, aga värvi edastus ja vaatenurgad ja kõik, et see ei olnud hea ekraan. Ja praegused sülearvutid olid ikka nii kaugel eest ära läinud, et kui täna inimesed tahaks osta endale sülearvutit, siis see hinnapakkumine ikkagi alla 1000 euro selle vana Airi eest, see on hea, aga ega mina esimesena seda küll ei soovitaks. Et kui vähegi võimalik, siis minu meelest tasuks proovida rohkem kulutada. Aga see selleks, nüüd on uus Air väljas. No, nüüd on uus, jah. Ja ekraan on uuem, resolutsioon on 2 korda parem, ekraan on laiem või selles mõttes, et kui sa vaatad oma seda sülearvutit, siis selle ekraani ümber ei ole see suurt laia serva, kus sa tahaks pöialega kinni võtta ja siis kallistada seda ekraani, vaid ikkagi ekraan ulatub peaaegu servast servani. Ja arvuti korpus on sellega läinud väiksemaks, et ekraani mõõt, tollid on samaks jäänud 13 tolli, aga arvuti korpus on läinud tunduvalt väiksemaks ise. Ekraan on igatpidi parem, sõrmejälje lugeja on pandud külge, muide ilma touchbarita, mis on esimene Apple'i selline arvuti, et seda mis on väga tore. Mis on väga tore, jah. See touchbar on selline tore visavidin, mida sa autole sulle müüakse lisavarustusena kaasa, mida sa kunagi ei kasuta võib-olla. No ma teen võib-olla liiga nendele, kes kasutavad, aga olgem ausalt, see on väga hea arvuti, oleks ka ilma selle touchbarita, nagu MacBook Air on. Sa saad lahti teha ta sõrmejäljega ja kasutada seda sõrmejälgega siis arvuti sees tähtsate asjade tegemiseks, olgu seal lukustatud andmed või isegi ostud on ju. Mis veel? Muutmälu on kõvasti, mahub kõvasti seda nii-öelda muutmälu ehk RAM-i, salvestusruumi on väga palju, kuni 1,5 terabaiti. Aga hind, ja kui me rääkisime sellest, et see MacBook Air on nii populaarne Maci arvuti on sellepärast, et selle saab kätte siit alla 1000 euro ilusti, siis uus Air algab Ameerikast $1200. Ja Eestis on see eeldatav hind, alati keerake dollaritele eurosid otsa, 1379 eurot. Ja nüüd, kui ma vaatan hetkel ühte suurt Eesti elektroonikapoodi, kes neid Mac-ega müüb, seal on soodushinnas MacBook Pro, sama suur, 1399. Ehk sisuliselt samas hinnas, eks ole. Et mida Apple nüüd tegi selle Airiga on see, et sülearvutite see mudeli valik selles nii-öelda väiksemas otsas, alumises otsas on erakordselt keeruline. Sellepärast, et vähemasti siiamaani on täiesti müügil ka see vana Air. Kuskil ei ole öeldud, et me korjame selle ära, me ei tea, et kas see on nagu laojääk, mis praegu müügis on või nad jätkavad selle tootmist, me ei tea, aga ühesõnaga on võimalik see osta. Siis tuleb vastu 12-tolline MacBook. Ühe USB-C pordiga. Ja jätke meelde, on lihtsalt MacBook, ei ühegi lisandita, mis on kerge. MacBook Air, vana, siis tuleb MacBook, siis nüüd tuleb uus Air sinna hinnast ja peaaegu samas hinnas on 13-tolline MacBook Pro, mida saab muidugi ka kallimalt, kui seal see touchbar juurde panna ja nii edasi, aga seal alumises otsas on praegu siis selline 3-4 Apple'i arvutit, mille vahel inimesed peavad valima ja see valik on ülimalt keeruline, et kui Apple on kogu aeg olnud selline firma, et sul on väga lihtne minna neid tooteid ostma, sa väga täpselt tead, mida sa saad ja sul on väga lihtne valida, siis nüüd on see mudeli valik aetud hästi keeruliseks ja see hakkab
siin nii mulle, kui ma olen kuulanud ka teisi tehnoloogia ajakirjanikke rääkimas, et see hakkab meenutama seda enne Steve Jobsi aega, kui põhimõtteliselt Steve Jobs, kui ta tuli tagasi Apple'isse, siis mis ta tegi, oli see, et ta lihtsalt lõi platsi puhtaks, lõikas ära väga suure hulga tooteid, sest aastatega oli see Apple'i mudeli valik läinud nii keeruliseks, et inimesed ei saanud enam sellest aru ja nüüd minu arvates ta on nüüd keeruline tagasi. Kui sa küsiks minu käest, et mul on vaja 13-tollist Maci, või ütleme sellist väikest Maci, ma ei oskaks sulle vastutades, mina ei oska väga hästi isegi valida näiteks selle Airi ja 13-tollise Pro vahel. Airi kasuks räägib see, et ta on sõrmejälje lugeja, mida sellel odavamal Pro'l ei ole. Pro kasuks räägib see, et need, kes on neid arvuteid näinud, ütlevad ikkagi, et Pro ekraan on parem. Ja suur segadus on protsessorite üle. Nimelt Apple on suhteliselt vähe infot andnud selle kohta, et mis pagana protsessor selles uues Airis ikkagi sees on. Nad ütlevad, et see on 8. põlvkonna Intel Core i5 2-tuumaline. Alates sellest, jah. Ja nüüd ma vaatasin, üks USA väljaanne oli teinud detektiivi tööd Inteli tootevalikud, et otsida, et mis pagana protsessor see selline on. Aga kui vaadata, seal tehakse arvestusi või hinnanguid antakse selle järgi, et me teame, kui võimas laadija selle uue Airiga kaasa tuleb ja see ei ole eriti võimas laadija, mis annab ka aimu, et järelikult see protsessor ei ole eriti võimas, mis seal on. Nii et tõenäoliselt see protsessor on suhteliselt aeglane ja sellist Pro-mõõtu asja ta üldse välja ei anna. Aga inimesed ei pea tegema ka sellist Pro-asju selle peale. See odav MacBook Pro tuleb ka ikkagi mitte 8. või siis 7. põlvkonna protsessoriga või vanema, mis tegelikult paneb peale samale pulgale, et see valik ei muutu kergemaks. Et siis üks on selgelt kehvem, teine on parem, sest et ühel on uuema põlvkonna, aga mitte väga võimas, teisel on vanem, et see ikkagi valik on segane. Ja pluss, mis vanema Airi kasuks räägib, on see, et seal on klaviatuur, mis ei lähe katki, nagu me teame, et need Apple'i uued klaviatuurid vahepeal said parandatud, aga nii palju, kui ma olen netist lugenud, siis ikkagi võileivapuru üle kurdetakse väga palju. Ja ma kohtusin muide nädalavahetusel ka ühe inimesega, kes ütles, et pagan, et mul on juba mitu korda käinud remondis Eesti inimene. Nii et see siis on, seal on USB-C pordid, nii et vanu USB porte ei ole, kellel on näiteks vaja, kõrvaklapi pesa ei ole vist, kui ma õigesti mäletan, või on. Võib-olla ma ajan jama, äkki kõrvaklapi pesa ikkagi on pandud. Aga ühesõnaga, et neid kaalutlusi, mida lihtne inimene peab arvutit Maci ostes tegema, on praegu väga palju. On ja siis see tavaline MacBook ka veel, mis on teistest veel kallim, aga natukene väiksem ja natuke nõrgem, veel hoopis selle M-klassi protsessoriga. 12-toline MacBook on ka veel kuskil. Ajab veel selle asja veel segasemalt. Jah, et siis sa saad nagu väga väikse arvuti, mis on jällegi nii et ootame ja vaatame, ma ootaks need testid ikkagi väga hea meelega ära, et näha, mis selle uue Airi kohta öeldakse. Ja mul ei ole praegu erilist usko, et temast saaks selline hästi populaarne masin nagu vanasti Air. Vana Air on paljude inimeste ikkagi lemmik. Jah, aga mina kõige selle juures ei julge inimestele öelda, et ostke see vana veel ära, kuni seda laojääki saab, sest see vana ei olnud ka ikkagi, seda soovitaks küll. Selle ekraan on selline, et sinna pole mõtet oma raha panna kinni. Nii et lolli olukord tegelikult ei oskagi öelda, kas see uus Air on nüüd kindlasti ostusoovitust väärt või ei ole. Aga kallis on tegelikult, oleks ta tulnud alla 1000 uuena. Me ütleks praegu, et super, minge kohe ostma. Aga praegu me ütleme hoopis super, me läheme pausile ja siis räägime iPadidest. Digitund. Digitundi on tagasi. Räägime edasi. Korraks pöörame tagasi jutu sülearvutitele. Kes nüüd hakkas mõtlema, et uuest MacBook Airist on sülearvuti kõrvaklapi pesa kadunud. Ei, seal on see veel alles. Oodake paar aastat, kuni tuleb uus MacBook Air ja siis ta sealt kaob. Et kõrvaklappidega saab siis ajastu läbi. Kõrvaklappide pesa on kadunud uuest iPadist, mis eelmisel nädalal ka välja tuli. Täpsemalt öeldes iPad Pro oli siis see tahvelarvutite rivi, mida Apple usinalt uuendab, mida tahab muuta, tõmmata eemale sealt tahvlite ja mobiilide maailmast ja lükata rohkem sinna sülearvutite maailma. Jah, see iPad Pro on täpselt selline seade, et ta on nüüd saanud uue disaini. Väga paljudele inimestele meeldisid need iPhone, kas ta tuli 4-ga või tuli see selline kandiline disain omal ajal. Ja iPhone SE oli siis viimane, mis seda disaini kandis ja see hästi meeldis inimestele. Ja need iPadid, uued iPad Prod on saanud sarnase disaini, aga vist on õhem ja nad näevad super head välja. No täiesti, need videost ja lavalt oli näha, et need seadmed on nii filigraanselt tehtud ja disainitud ja nad näevad sellised välja, et ma tahan neid kasutada. Ja mitte minul ainult ei ole üksinda selline tunne, vaid tõesti ka teiste inimeste reaktsioone jälgides kõik ütlevad, et pagan, ma nii väga soovin, et see saaks olla.
minu peamine tööarvuti, sest ma tahan seda, see seade on selline, et ma tahaks seda endale, aga ma ei saa, sest ta ei sobi mu igapäevaellu ikkagi põhiliseks tööarvutiks ja ma alguses ütlesin, et Apple ütles, et kui te tõesti nii väga tahate, et siis nagu ostke 1300 euro eest neid Air'e, aga vaadake, siin on seade, mis vähemasti baasversioonis maksab tunduvalt vähem, seda on võimalik küll väga kalliks konfigureerida endale, seda iPad Prod, aga see, mis nad näitasid, see, mida sellega teha saab, see on täiesti teine maailm võrreldes sellega, mida sa saad teha sama kalli või kallima MacBook Airiga ja tõenäoliselt isegi odavama Proga. Kuidas täismõõdus Photoshop jookseb seal peal ja suumitakse piksli tasandile sisse lihtsalt laks ja raks niimoodi, et aru ka pole saada. See tundus tulevik. Sa vaatad seda, et sul on kantav seade, mille protsessor on võimsam, vaata, et võimsam kui ükskõik millisel täna müüdaval Maci sülearvutil üldse. Kindlasti võimsam kui alumise otsa sülearvutitel. Ja selle peal tehakse kõiki neid imelisi asju ja see on väike, sa saad selle kätte võtta, sa saad seal sõrmega mööda ekraani libistada ja see mahub sul kas taskusse või vähemasti kotti niimoodi, et see aku peab päev otse vastu ja vau. Ja see tarkvara on seal väga paljud inimesed jaoks ikkagi nagu risti vastas, et sa ei saa oma harjumuspäraseid tööasju teha sellega, nad näitasid seal inimesi, kes, ma ei tea, joonistasid selle pliiatsiga ja sirgeldasid ekraanile, et küsimus, ma arvan, on laiem, et mis on see töö, mida inimesed peavad arvutitega tegema. Ja meie töö sinuga, me oleme ajakirjanikud, eks ole, meie töö on see, et meil on kogu aeg mingisugune 20 tääbi brauseris lahti, me hüppame erinevate rakenduste, erinevate akende vahel, kuskil käib chat, põhimõtteliselt me toome erinevatest allikatest kokku infot ja vormistame selle lõpuks siis nagu ühes viimases aknas ära, mis on siis Geeniuse jaoks WordPressi aken, kus need artiklid tekivad. Ja mina ütlen ausalt, et minu töövoogu see Apple'i, ma arvan, kõige seksikam seade, mida nad elus teinud on, ei sobi. Ja mul on sellest nii kahju. Jah, aeg oleks muuta elukutset või oma oskusi, oma harjumusi muuta. Kui sa ei oska iPadi kasutada, siis õpi ümber. See on nagu Apple'i nagu sõnum, et teeme teistmoodi asju. Mis klaviatuuri hiir, et sa saad ju teha näppudega. Aga tõsisemalt rääkides siis, mis see Pro on, mis on nende töö, kui sul on tahvel arvuti? Olgem ausalt, on ikkagi, kuidas öelda, loominguline töö. Kogu see pliiatsi värk, sa ei ole mõeldud, et sa püüad Excelit täita pliiatsiga, mida Microsoftis pandi tohutult raha, investeeriti 2000 aastate alguses sinna, et panna siin öelda puute pliiatsi kasutajaliides ehitada Windowsisse ja Office'isse. Et sa täidad Exceli tabeleid selle pliiatsiga ja see tunneb ära. Et see ei ole nii, see ikkagi väga ütleme ausalt kogu ühiskonna lõikasin, et see on nagu niši tööalad, loomingulised tööd alates illustraatorist, kujundajast, fotograafini. Ja neile on see, et sa ei pea tegema mingisugust klaviatuuri ja hiirega. Aga ma oletan, et see ikkagi see Apple'i lähemine on ikkagi täna vildakas veel sellepärast, et kujuta nüüd ette, et sa oled kujundaja. Ma olen töötanud ise kujundajatega, kelle töö on näiteks teha ajakirja või ajalehte. Nende põhiline töövahend on olnud hiir. On küll, ja hiire kursori tugi on miski, mis on iPadist täiesti jonnakalt olnud kogu aeg puudu. Ja seal on nüüd iPadi küljes on USB-C port. Mis on väga tähtis väike muudatus. Ja see tähendab, et sa saad sinna panna igasugused USB-seadmeid. Klaviatuuri saad panna külge, välise monitori saab sinna panna külge. Aga kujuta ette, et sa nüüd oledki see kujundaja ja sa ei hakka tegema siis professionaali workflow'd ei hakka tegema näpuga. See lihtsalt selline, see ei ole lihtsalt väga suurele osale isegi nendest visuaaliprofessionaalidest, see ei ole efektiivne töövahend. Ei kindlasti, aga siin tuleb aru saada kontekst, kus see iPad on, et ma istun kontorilaua taga, olen oma loomingulise meeskonnaga ühes koos, siis iPadi välja võtta nagu mõttetu, kui ma liigun ringi, käin kliendi juures, käin väljas, käin kuskil mujal, kus oluline see mobiilsus, siis mõte on see, et sul on see toode, mis on oluliselt kergem ja väiksem kui üks sülearvuti. Ja sa saad teha neid jooksval liikvel olles neid asju, lihtsalt mugavalt ära. Ja siis sa tuled kontorisse ja tuled oma selle 2000 eurose iMaci taha või 8000 euros. Et see on kõik ka olemas, aga sa kontorist välja minnes ei kanna kaasas enam mingisugused vanu iganenud klaviatuuriga asju.
et ma ei me osta võtame seda liiga niimoodi tavainimese rollist, et Apple'i nägemuses maailm on palju rikkalikum, sul iga laua taga, kus sa lähed, on üks Apple'i toode ja igal asjal on oma nišš, et sa ei piirdu 800 eurose iPad Proga, vaid sul on investeerid igasse lauda, mis sul on, igasse portfelli, igas portfellis on sul üks väike tahvelarvuti ja taskus on iPhone XS Max. Mul on kuidagi ikkagi väga raske ette kujutada seda, et see sõrmega toksimine mingi sellise pikema asja tegemisel, oled sa kas või näiteks ma ei tea, 3D kunstnik või arhitekt või video, ma ei tea, režissöör või videomonteerija näiteks, sinu töö videosid monteerida, siis ütleme sellise ühe teose kallal aeglaselt nikerdada, mõelda ja ma kujutan ette nii nagu tipphelilooja kirjutab muusikat, et kirjutab 3 nooti, siis mõtleb, mängib selle peas läbi, kirjutab välja 3 nooti. Mulle tundub niimoodi, ta on väga hea, aga kui sul on ikkagi töö ees ja sul kogu aeg jookseb laks neid asju sisse ja sa pead nokkima, kujuta ette lihtsalt oma selle töntsaka sõrmega kogu aeg seal mingid pisikesi tüütuid asju, töö on tegelikult tüütu. Väga palju sellisest tööst, mis me teeme, on mehaaniline ja korduvad liigutused ja palju väikseid asju tuleb teha, siis selle jaoks ma ei kujuta ette, et selle sõrmega seal kuskil siblida päevad läbi näiteks oleks mõnus. Ma ei tea, minu töös kindlasti mitte ja nii palju, kui ma olen näinud teiste inimeste tööd kõrvalt, kes tegelevad teistes valdkondades, ma ei kujuta ka, et nende jaoks see ikkagi oleks. Et Apple videotuste reaalad üritavad seda sellisena müüa, aga me ei ole seal. Ja mis on selles naljakas, iPad on kõige müüdum tahvelarvuti. Mitte keegi ei ole kuskilt näinud ühtegi numbrit, et ta ei oleks, aga ma usun, et tõesti see, miks teda ostetakse maailmas nii palju, ei pruugi ole tõesti seotud nii väga sellega, et meil on maailm täis illustraatorid ja kujundajad, kes tahavad joonistada tänavanurgal portreesid inimestest ja selleks on iPad parim asi, et see on rohkem meedia tarbimise vahend. Ja veel huvitav otsus oli see, et vana hea kõrvaklapipesa on sealt nüüd ära võetud, eks ole. Mis tähendab seda, et kui sa oled, kui sa pead sealt iPadist heli välja saama, ma ei tea, nad näitasid mingi DJ lahendusi näiteks seal või muusikutele mingeid asju, siis see automaatselt tähendab, et sa pead ühendama oma heli kogu heli poole oma selle väga võimsa loovisiku iPad Pro külge pead ühendama kas läbi Bluetoothi, mis on välistatud, sellepärast et see on A ebakindel ja B seal tekib viivitus sisse, mis igale muusika inimesele on automaatselt tõmbab kriipsu peale, eks ole. Et see, kui sa vajutad iPadis nuppu, siis teatud viivitus on enne, kui ta üle Bluetoothi kohale jõuab. Ja näiteks laivis või missioonikriitilistes olukordades Bluetoothi usaldada, see lihtsalt ei juhtu. Ja siis tõenäoliselt see tähendab seda, et sa pead sinna külge nüüd mingi USB-C pordi jagaja panema. Jaa, mis omakorda toob väga suure määramatuse ja ebakindluse kogu sinu tööprotsessi. See ongi üle põnev. Miks nad vahetasid selle pesa ära USB-C vastu ja alles nüüd? Aga mõte on vist sellest, kui ma õigesti aru saan, et Apple püüab natukene loobuda oma kontrollist, riskib sellega, ta annab selle iPadi sinna, kus USB-C portisse panna igasugust lisaseadmeid, need digitaalsed helikaardid, pluss võtab need riskid, et midagi ei tööta. Sest me teame, et USB-C puhul igaüks võib toota selle midagi ühilduva standardi järgi mingi seadme, aga see ei pruugi toimida, mingi viivitusrikke. Nad on nõus see riski võtma, aga nad ei ole nõus seda riski võtma näiteks telefonis. iPhone'is ei tule seda USB-C porti või see aasta ei tulnud vähemalt. Kuna seal nad ei ole nõus seda riski võtma, ainult Lightning pesa, kus on väga range kontroll kogu selle tehnilise kvaliteedi üle, et mis seal nagu ühilduvaks tunnistatakse. Aga nad on nõus natukene seda andma seda pesamunakest ära, et okei, võtke see iPad, pange sinna külge sinna USB-C-ga mingisugused lisaseadmeid, mis äkki ei tööta, aga äkki te siis leiate sellele tahvlile rakenduse oma professionaalses keskkonnas ja saate kõiki oma neid pagana PC maailma asju sinna külge panna, mida nii väga tahate. Natuke tundub, et Apple võtab seda riski, et nad on andnud selle saab näha, ma tõesti vaatan neid iPad esitlusi igal aastal ja mõtlen, et kas mina olen nagu kinni jäänud sinna eelmisesse sajandisse, et ei suuda selliseid uusi asju omaks võtta, mis on täiesti võimalik. Ma ei ütle seda kuidagi nagu halvustamiseks või ninatargalt, ongi päriselt võimalik, et ma olen nii ära harjunud nende arvutitega, et mina ei kujuta ette, et ma saaksin oma tööd teha sõrmega mööda ekraani siblides, aga äkki teised inimesed suudavad ette kujutada ja äkki see on tulevik. Täna enda seisukohalt ma ütlen, et seal on pool lahendust on olemas ja see pool lahendust on jube kihvt, aga seda teist poolt ei ole ja ma lihtsalt ei näe seda praegu, et see tuleks sinna. Ja muide me peame ütlema, et uus Mac Mini tuli ka välja. Ja väga vinge arvuti ja aeg on otsas. Ei, selles mõttes, et ütleme natuke saame minuti veel varastada eetriaega, et
enne kui me pausile läheme, tuleme tagasi, aga Mac Mini, mis oli enne selline odav, pisikene, suhteliselt odav, pisikene lauaarvuti, on nüüd siis saanud hea mitusada eurot endale baasmudelis hinda juurde ja nüüd on ta muutunud tegelikult professionaalide selliseks tõsiseks tööjaamaks, mis on võimalik konfigureerida ülivõimsaks, kuni 6-tuumalised protsessorid ja 10 gigabitine võrguühendus, meeletu. Ja 64 giga vist oli maksimum mälu wow. ja sa saad selle hinna konfida tuhandete eurode. See on sisse panna kõik, mis unistab peaaegu, peale graafikakaardis, no ei mahu mingi väga huvitav toode on siis uus Mac Mini. Äge väike. Aga nii palju siis Apple'ist, et pool tulevikku on näha ja me loodame, et Apple liigub sinnapoole edasi, et ikkagi avaneb see maailm ka minusuguste ja meiesuguste jaoks, gerontide jaoks, aga lähme pausile ja siis vaatame teisi teemasid ka. Digitund. Me räägime digitundis natukene ka sellest, kuidas korealastel ei lähe nii hästi. Samsung oli aastaid ikkagi mobiilimaailma valitseja. Aastalt tulid need uued telefonid, mis olid edetabelite eesotsas kui kõige müüdumad, kõige kasutavamad telefonid ja nüüd on numbrid käes, et Samsungi turuosa mobiilimaailmas on langenud ja tervelt 13%, mitte ainult mingisugune väike kübe. Kes võtab Samsungilt äri ära? Korealastelt võtab äri ära, muidugi Hiina. Kõige rohkem on siis seal Huawei suur, kes on maailma suuruselt teine tootja ja sealt tuleb veel neid tegelasi, ehk siis Xiaomi Eesti päralt hääldades, kes on oma kvaliteedi ja hinna suhtelt sellised, et nad toovad kliendid siis Samsungi poest enda poodi üle. Jah, ma olen ammu juba vaadanud tegelikult selle pilguga, et kui need Apple'i, me rääksime nii pikalt Apple'ist, Samsungi uusi telefone vaadata, siis seal need edasiminekud, ütleme Apple'il nad on olnud väiksed. Ja Samsungil nad on olnud ikkagi nagu päris väiksed. Et disain on suhteliselt sama, kaamera läheb natuke paremaks, midagi läheb natuke kiiremaks, aga järjest raskem on ikkagi Samsungil inimestele, ma arvan, selgitada, miks peaks ligi 1000 euroga ostma, kui sa tahad Androidi sellist lipulaeva, miks peaks ostma Samsungi ja mitte midagi muud. Sealt ühelt poolt tuleb vastu see sama vana hea Androidi hinnalanguse teema, et paar 3-4 kuud, eks ole, ja siis need hinnad on mitusada eurot kukkunud. Sul valik on suur, hiinlased tulevad ka peale, Huawei telefonid on väga heaks läinud, OnePlus väga heaks läinud ja ikkagi endiselt tunduvalt odavamad. Ma kõrvale tsiteerin väga toredalt ühte väike uudist, oktoobri lõpus võtsime väljavõtte Elisa, Tele2 ja Telia võrkudest, mis on seal võrkudes kõige popimad telefonimudelid, mida Eesti inimesed reaalselt selle võrgus kasutavad, mitte müügistatistik midagi. Top 3 Tele2, Samsung Galaxy J3, soodne Samsung ja siis 2 Apple'it, iPhone SE ja iPhone 6S. Elisas kõik Samsungid top 3, see on Samsung Galaxy J3, A5 ja üks vana J3. Aga odavad Samsungid? Odavad. Ja Telias top 3 iPhone SE, iPhone 7, iPhone 6S ja jätkuvad iPhone'i rida pikalt. Ehk siis neid Samsungi telefone veel on siin, näiteks kõige rohkem Eestis kasutatava telefonide seas, aga need on need veel väga soodsad telefonid ja Apple, saame vastu panna, Apple'il on need top 10 või edetabeli tipus siis kallid telefonid. Nii et väga raske on Samsungil hoida seda positsiooni sellega, et sa tõesti müüd need ülikallid Samsung Androidiga telefone. Need ei jõua sinna tippudesse. Ja huvitav on see, et Samsungil ei ole ka vist väga hästi ikkagi õnnestunud sellise Apple'iliku oma ökosüsteemi tekitamine, et nad on ju suhteliselt ikkagi Apple'i jälgedes käinud sellega, et neil on ka oma nutikellad ja neil on ka oma juhtmete kõrvaklapid ja neil on ka oma, kõik ka oma asjad, eks ole, aga ma arvan, et tarbijad ei ole seda ikkagi niimoodi vaadanud, et ma ikkagi nüüd olen seal Samsungi maailmas ja see on cool või et seda, nad on meeletu raha pannud sellise brändi turundusse ja brändi väärtuse tõstmisesse ja et Samsung oleks cool, aga lõpuni ikka ei ole õnnestunud. Üks väga tugev originaalne oma samm oli see Gear VR, kus sa paned telefoni endale nagu klambritega pähe silme ette, aga kas see on massides? Ei ole, see ei läinud, see VR-i nagu sellist tulvavett pole tulnud, et kõik seda kasutaks. Ja teine asi, mis mul meelde tuleb, Samsungist olid need kaardus kumerate servadega telefonid. See oli viimane nende innovatsioon. Mida teised ei ole vähemasti sellisel kujul ju järgid teinud. Mul ei tule praegu ette, kas keegi on, aga pigem vist ei ole, aga tundub, et ka turg on otsustanud, et ükskõik. Minul nad väga meeldis, nad nägid sellised väga sikid välja, aga eks neil olid muidugi oma probleemid ka.
et selle võrra on telefon natuke libedam ja sul on teda keerulisem hoida natukene ja sõrm läheb sinna vastu ja tundub, et turg on ikkagi otsustanud, et see ka ei ole ikkagi piisav. Ei, ütleme jah, see on nii ununeb kiiresti, et sa pead innovatsiooni tegema iga aasta kogu aeg, soovitavalt 2 korda aastas, et püsida pildis. Aga sa lubasid tänases saates rääkida mängu-uudiseid. Jaa, nädalavahetusel oli üks väga veider juhtum leidis aset, nimelt maailma üks suurimaid arvutimängu tootjaid Blizzard, mida vist on Activision Blizzard on nüüd selle nimi, et on siin ka aastate jooksul liitunud ja ostnud ja müünud ennast. Aga nendel oli siis selline iga-aastane suur fännikogunemine ja konverents, kus kuulutatakse välja uusi mänge ja mängurid on ammu kurtnud, et see arvutimängude, kuigi tööstus on suurem kui kunagi varem, siin teatud numbrite järgi öeldakse, et ta on suurem kui Hollywood näiteks. Aga et see tööstus on väga halvas seisus, sellepärast, et ta on muutunud äriks. Kui ta vanasti oli pigem selline looming, kus fännid, tõsiselt andunud inimesed tahtsid teha väga häid mänge ja mõeldes just oma klientidele ja mõeldes mänguritele, et siis nüüd ta on läinud nii suureks äriks, et pigem nüüd ülikonnas mehed juhivad seda asja. Ja et need mängutegijad on kaotanud sideme või arusaamise, et kes nende klientuur on ja mida nad tahavad. Ja igasuguseid skandaale on seal olnud ja nüüd siis miski pärast, Activi või Blizzardi üks kuulsamaid mänge on Diablo. See tuli juba mitukümmend aastat tagasi, tuli esimene 90. keskel vist tuli esimene versioon välja ja nüüd aastaid tagasi tuli 3. ja kõik ootavad siis Diablo 4. Ja kuidagi nad ise olid, see Blizzard ise suutis enne seda suurt üritust nagu anda sellise poolvihjet, et võibolla me räägime sellest uuest Diablost ka ja siis nad tulid lavale, just tuli välja, et nende uus Diablo on ühe Hiina firmaga kahasse arendatav mobiilimäng ja sa oli lihtsalt vait selle peale, selle uudise peale, sest kõik lootsid, et saavad uue gifti Diablo näiteks konsooli või arvutimängu ja oli vaikus ja siis oli võimalik saalis olevatel inimestel küsimusi esitada mänguloojatele, siis üks mees läks sinna, avatud mikrofon, kõigi teiste inimeste eest küsinud, vabandage, et ma ei saa aru, et kas tegemist on mingi aprilli naljaga, mis liiga vara jõudis, mida te liiga vara esitasite ja siis need kolm Blizzardi inimest, kes laval olid, nad kukkusid täiesti näost ära. Nad ei saanud üldse aru, et milles asi on ja mida siis fännid kardavad ja siis üks veel üüdis sealt nagu ja see terve saal hakkas siis toetuskiiduavaldused tulid siis sellele küsijale ja nad ei saanud üldse aru ja siis üks Blizzardi mees küsis, aga kas teil siis kõigil ei olegi telefone taskus või ja see sai nii suure vastukaja osaliseks, selline kuulus halb lause. Näiteks selle mängu treileril YouTube'is on tänaseks kindlasti üle 300,000, ma arvan üle 500,000 dislike'i või selle pöial alla pandud, nii et see on üks väheseid, harva juhtub seda, kus väga tähtis suur rikas firma läheb uue tootega lavale ja peab sealt lahkuma saba jalge vahel totaalse piinlikkusega. Kuna firma juhid vaatavad neid numbreid ja statistikat ja kõik kasutavad telefone, et me teeme mängu telefonidele, mida tegelikult need fännid ei taha. Ei taha ja nad kardavad ka neid kuulsaid mikromakseid, ehk et kui hakkad surma saama, siis tekib üle võimalus 99 senti küsida selle eest ja hästi palju sellist segadust on ja tundub, et ikkagi telefonid sellise tõsise mängure jaoks ei ole üldse mingisugune mänguseade ja sellist aeg-ajalt juhtub seda ja see on väga õpetlik vaadata, et kuidas sa tuled avale ja ütled suure uudise ja sa saad vastu ikkagi pangetäie virtsa oma publiku käest, nii et õppetund. Õppetundi, millega me tõmbame tänase saate kokku. Aitäh kuulamast ja oleme tagasi eetris juba järgmisel esmaspäeval. Digitund.